Tere hommikust! Mul on eriti suur rõõm ja au teid kõiki tervitada Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt siin eriti minu meelest atraktiivse emissioonipõhise fookusega konverentsil Naised, ettevõtlus. Suur aitäh teile, et olete tulnud ja suur aitäh kõigile naisettevõtjatele selle eest, et te olete iga päev kirjutamas suuremaks Eesti majanduse edulugu. Ja tänan ka kõiki kaaskorraldajaid selle konverentsi iga-aastase vedamise eest, et see aasta tõesti, ma mõtlesin selle päevakava oma peas läbi ja kuidagi eriti kõrgele läks mõte lendu, sellepärast et paneelid on kuidagi väga teemakohased see aasta ja parema sõna puudumisel ka sügavad minu meelest. Ma kasutakski võimalust kiirelt anda enda kui siis täna poliitikakujundaja perspektiivi võib-olla ettevaatavalt sissejuhatuseks nendele teemadele, millest täna kuulma hakkame. Et kas tootmisest teenitud raha on kuidagi parem kui kultuurist, loomemajandusest või siis turismist. Et usun, et tänased panelistid kõik ütlevad sirgjooneliselt, et ei, et tehase raha ei ole kuidagi väärtuslikum või rohkem päris kui kultuurist, loomemajandusest ja turismist. Aga mulle meeldib see teemapüstitus eriti just selle poolest, et tunnetuslikult või võib tunduda justkui ühiskonnas teatud hetkedel, et nagu ta oleks. Et miks poliitikud, ka poliitikakujundajad võib-olla näevad seda tootmisraha kuidagi justkui väärtuslikuma, et see on hästi lihtne ka majandusteooriale vaadata otsa, et lihtsalt tootmist on kergem skaleerida, tootmist on kergem automatiseerida, mis tähendab, et kui me vaatame siis tööjõutootlikkust, siis see väga mõõdetavalt kasvab. Aga loomemajandus, kultuur, ka turism on hästi inimressursipõhised. See tähendab seda, et lihtsalt see, mida me ajame majanduses taga, poliitikute ja poliitikakujunduses see lisandväärtuse kasv, et see on lihtsalt paratamatult aeglasem, et Mozarti 40. sümfoonia ettekandmiseks interpreetidel kulus eile, kulub täna, kulub kindlasti ka tulevikus 30 minutit. Samamoodi fine diningu restoranis kolmekäigulise õhtusöögi serveerimine, teenindamine võtab ka ilmselt läbi aja, enam-vähem samasuguse aja. Aga tegelikult common sense ja mida me näeme enda ümber, ma arvan kõik, ja mida ka empiirika näitab, on see, et loomemajandus, kultuur, turism tegelikult annavad väga palju lisandväärtust siis oma tegevuse kaudu läbi ka teistele sektoritele. Ehk loome ei tarbi raha ära, vaid tegelikult kaudselt kasvatab meie SKT-d ja seda on näha, et kiiremini kui paljud teised sektorid täna. Et minu meelest siis see paneel on hästi hea võimalus nagu ausalt meil kõigil mõelda selle peale ja küsida seda küsimust, et kas poliitikakujunduses, rahastamisotsuste tegemises me seda täna kõike arvestame. Pean isegi tunnistama, hiljuti panime kokku eksporditegevuskava, kus me pidime valima fookussektoreid endale. Ja küsimus oli, et kas loomemajandus tegelikult võiks olla Eesti riigi prioriteetsektoriks. No lõpuks jah, me otsustasime, et ta saab olema eksporditegevuskava osa. Vabatahtlik töö kui ettevõtluse taimelava. Et kui me vaatame lugematute ettevõtjate elulugusid, siis me näeme, et väga paljude taustalugudes on mingisuguste noorteorganisatsioonide juhtimine, kogukonnaprojektide juhtimine ja nii edasi. Et vabatahtlik töö seda kaudu arendab ettevõtlikkust väga tublisti, et leidlikkust, et meil pole raha, eelarvet, et jah, raha, eelarvet, aga me peame kuidagi improviseerima. Meeskonna käivitamist, kuidas me suudame meeskonda motiveerida ilma selleta, et meil ei ole neid ressursse neile pakkuda. Projekti juhtimist muidugi, aga eespäevergi pärast innovatsiooni ka, et kui me seda asja teeme, mis me teeme, et kui seal pole tähendust, ei tule keegi kaasa. Et see pani mind mõtlema selle peale, et vähe räägitakse tegelikult, mõnevõrra liiga vähe räägitakse tegelikult vabatahtlikust tööst kui ettevõtlikkuse kasvulavast ja kasvumootorist. Et see riigi vaates muidugi ettevõtlikkuse kasvatamine on äärmiselt oluline, me teeme seda näiteks
selliste stardiraha pakkumisega, aga tegelikult me võib-olla võiksime rohkem mõelda selle peale ka, et kuidas me siis loome võimalusi seal kõrval ka vabatahtliku töö motiveerimiseks selle jaoks, et inimesed saaksid prototüüpida ja võib-olla ennast läbi selle kaudselt ka kui sellist tulevast ettevõtjat. Naisettevõtlusest meil ja mujal paratamatult, või mis paratamatult, nii lihtsalt on, et naisettevõtjad teatavas mõttes on üle maailma mingites aspektides väga sarnased ja eristuvad sellest meestega. Et uuringud näitavad, et naisasutajad paiknevad oma tegevusvaldkonnas siis tihti erinevate distsipliinide ristumiskohas, on see tehnoloogia ja tervis, haridus ja tehnoloogia, põllumajandus ja rohetehnoloogia ja nii edasi. Probleemikesksust naised tihti arendavad oma äri siis tõugatuna sellest, et meil kogukonnas, näeme hariduses, keskkonnas on mingisugused probleemid ja ehitavad oma ärimudeli siis sellele üles. Võrgustikud ja koostöö. Naised ehitavad tihti ettevõtlust ümber partnerluse võrgustike versus siis ühte hierarhilist organisatsiooni. Et minu jaoks jällegi tõendab seda, kui oluline luua tegelikult neid võrgustumise võimalusi naistele, nagu me täna näiteks siin koos olema. Ja viimaks tehisintellekti arengutest, et me oleme jõudnud juba sinna ajajärku, kus ettevõtluse esimesed etapid nagu idee leidmine, idee prototüüpimine, ka siis, ma ei tea, veebilehe ja turundusmaterjalide loomine on lühenenud tegelikult kuudelt nädalatele ja võib-olla kohati päevadeni, sest me saame tehisintellektilt küsida, et ma ei tea, loo mulle täna minu piirkonnas oleva mingi niši idee, mis siin puudub või loo mulle prototüüp brändist ja veebilehest ja nii edasi või genereeri mulle ideid sellest, et kuidas ma saaksin minu piirkonna kohalikke ressursse kasutada paremini. Vastused tulevad tõesti minutiga ja see ei tähenda, et ettevõtlus muutub kuidagi iseenesest lihtsamaks, aga see tähendab seda, et see latt sisenemiseks muutub nagu ilmselt oma originaalsuse kiiruse poolest nagu kõrgemaks. Ja kui kõik saavad liikuda kiiresti, see eelis on kindlasti neil, kes oskavad seda AI võimalusi ära kasutada. Ja siin muutub minust seos naisettevõtlusega aga eriti oluliseks, et AI langetab väga kõvasti ühiskonnas olevaid barjääre. Et see võimaldab inimestel, kes täna omavad vähem ressursse, ka kes ei saa võib-olla oma koduuksest nii palju välja kui võib-olla mehed põhjustel, et peab laste eest või kellegi teise eest hoolitsema, et ta langetab selliseid barjääre ja võib-olla AI on midagi, mis loob väga suurt või demokratiseerib siis ettevõtlust rohkem kui mingid muud aspektid. Minust ühesõnaga superpõnevad teemad, et ma loodan, et te võtate viimast tänasest ja naudite. Aitäh!